Tervist! Esimene taustapilt on nüüd minu poolt tehtud. Loomulikult ka kõik kaardid, mida te näete. Ja ma üritan nüüdsest peale siis rohkem enda tehtud pilte panna, sest et miks mitte? Google'ist ei leia ka ju kõik. 3. peatükk. Elektriajastu. 282 aasta. Koheselt teada saades uuest võimalusest teenida raha ja teha tehased efektiivsemaks, hakkasid töösturid uuendama ja juurde ehitama tehaseid. Uutele tööstuskaupadele, milleks kõige olulisemad olid patareid, elektrimootorid ja kaablid. Nagu alati hoidis Legi oma uusi teadmisi paar kuud salajasena, et garanteerida eelist teiste riikide üle. Legimaa suurimaks energiatootjaks said hüdroelektrijaamad, mida nad said lubada oma suurte mägiste jõgede tõttu. Siis Sotolane keskmäestikus peamiselt. Kuigi ida kaksikmägedes ja siis mujal Pierfülses, Bergi mägedes ka. Elektrit hakati kasutama valgustuseks, soojustuseks, külmutamiseks, kodumasinateks, kanalisatsiooniks, veekraandideks ehk siis pumpamiseks, saunade keristeks, nende soojendamiseks, raadioteks, ehituseks ja üüratult paljude valmistamismasinate toitmiseks. Tänu elektrile muutusid varem kasutud mineraalid ääretult vajalikuks, ning tekitasid riikide vahelisi tülisid. Uuest metalli nõudlusest rikkaks saanud Indomeenia, kes omas pool maailma avastatud mägedest, mõtles hakata koloniseerima nagu teised suurriigid. Kõige lihtsam oli minna veehoovuse vastu, kui midagi läheb halvasti, siis saab kiiresti tagasi. Õnneks neil oli lähedal juba suur Jansemu saar. Nad koloniseerisid suure osa lagedast maast, kuni mandri keskel olevad mäed tulid ette. Nad oleks saanud edasi minna, kuna nende lennukite abil teadsid nad, milline pinnas on mujal saarel. Kuid see oli liiga kaugel ühiskonnast. Indomeeniaga koloniseeris Jansemost lõunas oleva Einsbergi saare ning ka muud väiksemad saarestikud. Kolooniatest leidsid nad veel hinnaliste metallide maardlaid, kuid kahjuks kasutas Indomeenia oma kolooniaid ära, et teenida korrupeerunud kuningaperele suure varanduse ja panid rahva arvama, et kolooniates on kõik tore ja lillepidu. Õnneks hiljem peale sultani surma sai rahvas teada ja tekitas revolutsiooni ning nad muutsid kolooniate elu paremaks. Strombergi laborikompleks polnud veel lõpetatud. Strombergi laborikompleks polnud veel lõpetanud oma avastustega. Nad mõtlesid välja uue viisi, kuidas tõsta tehaste efektiivsust ning selleks oli automatsioon. Automatsiooni ei saanud kasutada raskematel tootmisviisidel. Selle jaoks tuli leiutada väga aeglased arvutiosad, et masinad oleks koostöös. Töösturitele seletati, et tehaste automatiseerimine on küll kallis, kuna tuleb suurelt osalt ümber ehitada tehase plaan, aga hiljem saab see
toota metsikult tulu ilma tööliste palkadeta. Ja nii siis tehtigi. Kuid targad teadlased unustasid mõelda, mida nüüdsest töötud töölised teevad. Õnneks oli Leegimaa ülemministritel vastus. Nad viivad tasuta töölised kolooniatesse, kus on praegused tööd rohkem kui töölisi. Automatiseerimise tõttu sai Leegimaa veelgi eelise, kus teised riigid ei mõistnud selle eelist seoses töötuse tekkimisega. Siis, kui Leegimaa oli hõivatud tehaste automatiseerimisega, koloniseeris Indomeenia veel maad, täpsemalt Soto Amerolaanis. Viimase ülejäänud poolsaare, mis oli poole väiksem kui Grand Lungo või Vierflüsse koloonia. Indomeenia koloonia nimeks sai Indoporvia. Samal ajal koloniseeris Liiesmaa ka Amerolaani, kuid Norto Amerolaani osa siis. Liiesmaa oli esimene seal osas mandrist. Liiesmaa on põhimõtteliselt siis nagu Inglismaa ning Liiesmaa on siis Varbalsei põhjas, saarekene, ning Liiesmaal on ka maapiir siis Nouri kuningriigiga, täpsemalt siis põhja pool Noupuri mägedes ning omab ka siis Põhja kuningasaart. Oli üks riik, kuningas, aga nad ei olnud eriti suured ainult. Koloniseerimine oli üllatavalt lihtne, kuna Norto Amerolaani idakaldad olid väga hea kliimaga ja tihedalt ühendatud merega läbi suurte jõgede ja järvede. Liiesmaa koloniseerijad puutusid kokku ka puuktavari Soto Amerolaani saarte kolooniaga, kuhu nad kogemata randusid. Liiesmaa koloniseeris sama suure ala, mis puuktavaril ja Leegimaal oli koloniseeritud, kuid neil jäi järsu kliimamuutuse tõttu sisemanner võtmata. Kuna seal oli kõrb, suur keskkõrb. Ja nende taga oli siis kõrbmäestik. Neil oli tehniliselt nagu koloniseerimata mull oma piiride sees. Liiesmaa küll võttis suure ala, kuid Norto Amerolaanist oli veel korralikult maad veel avastada. Näiteks lääne rannikuni jõudmine. Viimasena nad võtsid ka üsna mandrile lähedal oleva saare, mis andis sõjalise kaitse-eelise. Liiesmaa tegi nii nagu Leegimaa ja puuktavar, et nad lasid kolooniatel saada ise majandavaks ja aidata neid mitte ära kasutada. Vaid mitte neid ära kasutada. Ja siis lasta neil areneda nagu kodumaa. Liiesmaa suurim eelis koloniseerimisel oli nende avastuskultuur, kus suur osa elanikest oskavad laeva või lennukit juhtida. Liiesmaa pealinn on 3. suurim sadamalinn, kus esimene on siis Arcelon Leegimaa pealinn ja teine on siis Puuktavari linn. Aasta 287. Jätkates oma ülima saatusega hakkas Puuktavar valmistuma sõjaks ja see on nüüd esimene Puuktavari sõda. Esimene. Üle pika aja nad tahtsid minna sõtta Varbalseiga, et saada tugipunkt Nortolaanis. Nad tegid klassikalise dessandi Varbalsei 2 pealinna vahele, kus oli kitsas maaosa, mis ühendas Farreini poolsaart ja ülejäänud Nortolaani. Nad alguses võtsid Farreini ning siis terve poolsaare ja hiljem ründasid Balseid ja selle poolseid alasid. Puuktavar oli lihtsasti võitnud.
Nad hakkasid asustama nende juhtimisviisi järgi ühe suure linna, kust saaks ülejäänud Nortolani juhtida, kuid selleks oli vaja optimaalsemat asukohta. Puktavari valitsus hakkas vaikselt peale pressima oma usku ja kultuuri varbaseilslastele. Kuid Puktavari propaganda oli piisavalt hea, et panigi nad alistuma. Saades piisavalt tulu Amerlosi kolooniast, hakkas Liesmaa laiendama oma kolooniat. Nad leidsid ühe jõe delta, kus nad läksid mööda jõge sisemaale, ida poole siis, kuni nad jõudsid läänest ookeanini välja. Vaikne ookean on ka sama neil siis. Jääl oli ka veel paar haru, mis viisid suurte mägedeni välja. Kõrbmäestik ja isegi seal rohkem põhja peal suur Ameero mäestik. Hiljem nad said aru, et ida- ja läänerannikute vahel on nagu suur kõrb, nagu varem ütlesin, mille lääne ääres on suur mäestik, kõrbmäestik. Nad hakkasid avastama seda suurt kõrbe, kuna nad teadsid, et kunagi hakkab see kasulik olema. Amerlosi avastajad suutsid ühendada tee läbi kõrbe, mis oli 1100 kilomeetrit pikk. Hiljem avastati ülejäänud kõrb kuni kaugele põhja välja, mis tuli ilmselt tundra ette. Paar kuud enne Leegimaa rahvusliku teaduse konverentsi oli vaja ühel Reinbergi tippmatemaatikul oma järgmine teaduslik paber avaldada, mida ta polnud edukalt teinud üle 10 aasta. Ta poeg töötas juba paar aastat astronoomina ja oli valmistanud mitu selget pilti nende süsteemi taevakehadest. Tema uhkem töö oli Jüter Noctoni kuude füüsiliste omaduste arvutamine ning pindala-ruumala albedo ehk siis palju peegeldab valgust tagasi ja nende orbiidikiirus. Üks huvitav asi oli ühe kuu kohta. Selle värvus oli üllatavalt sarnane nende koduplaneedile. Selle huvitava kuu nimeks sai Geeros, mis tähendas nagu kodumaa või nagu Terra. Vaadates oma poja tööd leidis ta, et iga planeedi orbiit on mõjutatud teiste planeetide poolt. Vaadates dokumente kauem ja veidi üles kirjutades märkas ta, et Astronoctoni orbiit on liiga mõjutatud, et olla viimane süsteemis. Ta arvas, et Astronocton ei ole kõige kaugem planeet ja tehes arvutusi nende linna mehaanilise kalkulaatoriga avastas ta, et seal ongi veel teine planeet ja neid on isegi 3 tükki. Näidates Reinbergi astronoomidele, kuhu täpselt vaadata, leidsid nad uue planeedi. See oli suur helesinine jäähiiglane, mille nimeks sai Uranos. Kohe järgmise nimeks sai Pronokton. Uranose ja Pronoktoni vahel on teine asteroidivöö. Ja peale seda leiti ka viimane, Perkel-Nokton, millest kaugemal oli viimane asteroidivöö. Pronoktoni ja Perkel-Noktoni on mõlemad gaasihiiglased. Liesmaa valitsuse arvates tõi Amerlos liiga vähe tulu sisse ning nad hakkasid tõstma makse. Seejärel panid karmimad seadused, siis suuremad tootmisnõuded, kuni Amerlosi kolonistidel sai kõrini ja nad alustasid vabadussõja ning deklareerisid
välja Amerlosi vabariigi. Kuskil 290-80. Amerlosid võitsid alguses üle olulised sadamalinnad idarannikul, et välja toodangu tulu ei jõuaks Liiesmaale. Siis hakati ülestõusu taskuid ühendama, et saada koordineeritud esirinne. Liiesmaal läks kaua, et probleemiga tegelemine hakata, kuna arvati, et kaptenid streigivad. Kahjuks jõudis üks Liiesmaa lendur teatada valitsusele tegelikust toimimisest ja hakati mobiliseerima Liiesmaa elanikke. Päevad hiljem laevastikuga kohale jõudes olid amerloosid suutnud hankida endale suure osa kolooniast ja kokku saanud tugeva sõjaväe. Korraks sai Liiesmaa veidi edumaa põhjas, kuid nad ikkagi kaotasid. Paar kuud rüüstades üksteise sadamaid oli Liiesmaa nõus andma amerloosile vabaduse ja kaotas oma uhkema koloonia ning tunnustas Amerlosi vabariigi riigina. Seejärel tunnustas Amerlosi Leegimaa ja siis Puuktavar ja Indomeenia ja kõik väiksemad Nortalani riigid. Amerlos hakkas koheselt tegelema riigi võimendamisega ning Norta-Merolani täiusliku avastamisega. Nad leidsid lääneranniku põhjast veel ühe jõe, mille ümbrus oli veel rohkelt viljakat maad. Lõpuks leiti läänerannikult peaaegu sama palju või isegi rohkem elatavat maad kui idarannikul, kuhu sai ehitada soojustuseta linnu ja harida suuri põlde. Norta-Merolani põhjast olevast tundrast leiti ka rohkelt naftat, mis oli selleks ajaks juba suure väärtuse saanud. Elektri abil saadi ehitatud raudtee põhja tundra nafta järgi ning rajati läbi kõrbe pikad kaubateed, millega veeti ühelt rannikult teise korvaneid ja kaupa. Teine Puuktavari sõda. 288. Valmis saanud korraliku sõjaväebaasi Parssei linnas hakkas Puuktavar valmistuma järgmiseks vallutuseks, mille siht oli Norto-Korvaania ja selle idas olevad Van Graffi maad. Van Graff on siis üks rikkamaid korvaneid. Ta on siis kaupmees ja tegeleb siis peamiselt Indomeenias ja Leegimaa jõgedes, viies kaupa mööda suuri linne. Van Graff oli samamoodi nagu Hendrik von Sauner korralik monopoliseerija ning ta oli üsna huvitavate taktikatega enda vastaseid ja konkurente maha võtnud. Võrreldes Hendrik von Sauneriga ta on 200 miljardit vähem rikkam puhasväärtuses, kuigi ikkagi 500 triljonit on päris palju. Puuktavar vajas Van Graffi maid nende kaubateede tõttu Nortalanis ja laevastike pärast. Norto-Korvaania aga enda kohaliku võimu suurendamiseks. Norto-Korvaania üllatuseks ründas Puuktavar teda lõunast dessandiga, kus oli nende vahel vaid 20 kilomeetrit merd. Siis tuli Parsseist Puuktavari teine ja kolmas armee, kus teine armee läks lõunas
lõunasse kohtama dessantarmeed ja kolmas minemas otse üle Van Graffi maade piirini. Norto Corvania ei tekitanud palju vastupanu ja alistus Kuuga. Van Graffi maad andis rikkur ära tingimusel, et Puugtavar maksab talle ta kaotatud vara ning teda viiakse pensionile Arbotselli poolsaarele Puugtavari sõjaväe poolt. Puugtavar sai järjekordse lihtsa võidu. Norto Corvania elanikud olid liiga nõrgad, et oma riiki kaitsta, millesse nad isegi ei uskunud enam. Nende valitsus oli ennast ja elanikku pehmeks teinud. Orbalsei ega Norto Corvanial polnud võimalust võita riigi vastu, kelle elanikud võitlesid himuga. Ja mis arvata? Kohe järgmised aastad hiljem, 289 kuni 292 aasta. Kolmas Puugtavari sõda. Puugtavaril ikka väga meeldib Nortolana, eks ju. Koheselt hakkas Puugtavar valmistuma veel sõjaks, et võtta üle Nauri kuningriigi lõunaosa. Nauri oli võimsaks riigiks saanud Hendrik von Sauneri juhtimisel. Naurilased olid ülimalt patriootlikud. Nähes Puugtavari sõjalist ülesehitust Nauri piiri ääres, pöördus Hendrik Leegimaa ülemministrite poole. Leegimaa ülemministrid seletasid Hendrikule paljutki, kuid ei täpsustanud midagi. Hendriku ülesanne oli peatada Puugtavari meditsiinitööstus seoses saunadega. Kuid Hendrik ei suutnud Puugtavari mõjutada, kuna nad olid juba ise ehitanud enda saunatööstuse ning ei pidanud Hendriku monopolile alluma. Puugtavar ründas läbi laiade jõgede Nauri pealinnani välja, kuid naurilased võitlesid nagu hullud. Puugtavar arvas, et tuleb juba kurnamissõda, kuid nad suutsid vallutada Bernau linna, mis oli siis nende mis oli Nauri pealinn. Sellega kaotas Nauri kuningriik oma lõunapoolse osa ning nad olid kindel, et Puugtavar tuleb ka üle mere põhjaosa võtma, mis oli ka Hendriku kodumaa. Puugtavar sai ultimaatumi Leegimaalt ja Hendrikult, et kui nad lähevad Põhja-Nauriga sõtta, siis tuleb ka sõda Leegimaaga. Puugtavar nõustus ning ei läinud sõtta Põhja-Nauriga. Puugtavar assimileeris oma vallutatud alad ja jätkas oma suure linna ehitamist Nortolanis. Uue võimu keskuse nimeks sai Osloher. Vasskarvud ja keemia. 299 aasta. Üks päev kohtusid Amerlosi ja Leegimaa ülemministrid Solaronis, Amerlosi pealinnas. Nimetatud siis nende ühisusu Jumala järgi Solaros, mis on tulnud täpselt siis nende päikse järgi või nende süsteemi suurima tähe järgi Solaros, mis on päris võimas A-klassi täht, ehk siis ei ole kollane nagu päriselu päike, vaid see on isegi sinakas. Nad arutasid liitlaseks saamist ning riigivahelise teaduskonverentsi tegemist. Nädal hiljem olid nad liitlaslepingu sõlminud ja algas esimene liitlaste teaduskonverents. Räägiti palju elektromagnetismist, põllumajandusest, automatsioonist, astronoomiast, kuid üht teemat arutati päevi. Selleks oli uus teooria, elektromagneetilised kalkulaatorid ehk arvutid. Varem olid juba kasutanud analoogseid arvutiosi, et automatiseerida tehaseid.
Kuid nüüd arutati, et oleks võimalik teha elektriline transistor, mis asendaks mehaanilist versiooni ja annaks kiirema ja kompaktsema arvuti, mida oleks võimalik võimsamaks teha ja suuremaid koguseid tehteid arvutada ning tuua ellu teadlaste ammu unistatud simulatsioonid, et kiiremini avastada ja uurida. Arvutite jaoks oli juba süsteemid valmis tänu mehaanilistele kalkulaatoritele, aga neid tuli uuendada, et sobida uute kiiremate arvutite jaoks. Lisaks sellele, et elekter ja mehaaniline ei ole täpselt sarnased. Neil on erinevusi. Arvuti tõttu leiutati ka ekraan ja parem juhiste sisestussüsteem. Ehk hiirjeklaviatuur. Nüüd said teadlased endale asendamatu tööriista, millega saab arendada teadust kiiremini kui kunagi varem. Ning nüüd tuli ka seda teha. Kaua paberitel istunud aatomiteooria oli valmis tõestamiseks. Selleks oli ehitatud elektriline mikroskoop, mis kasutas aja tipptasemel vahendeid ja teooriaid, et näha ülimalt väikseid asju, nagu äsja tõestatud aatomid ja molekulid. Tänu pikale tööle oli Strombergi teadlased juba määranud 38 elementi, põhimõtteliselt täpselt järjestuses, perioodilisuustabeliga, ning need elemendid ei jagunenud väiksemateks osadeks. Suurelt osalt olid need erinevad metallid, kuid mõned olid ka gaasid ja mittemetallid. Aatomiteoorias sai keemia ning avastati, et igal elemendil on enda eriomadused, kuidas nad seostavad teiste elementidega, mis tekitab ka kõik võimalikud keemilised reaktsioonid ja keemilised ühendid. Teadlased hakkasid tõhusalt uurima iga elemendi omadusi ja koostama hästi organiseeritud perioodilisuustabeli, mis oli muutmas üha kuulsamaks teaduspaberiks koos selle perioodika raamatuga, mis seletas igat elementi täpsemalt. Paljud teadlased hakkasid ka otsima uusi elemente, mida alguses polnudki nii raske eristada. Keemiast hakkasid huvituma ka mõned töösturid, eriti need, kes tegelesid kaevanduse või nafta rafineerimisega. Sest nad märkasid, et oleks võimalik maakidest eraldada palju efektiivsemalt või rohkem metalli, kui algselt lihtsalt kuumutamisega oleks võimalik. Ning nafta rafineerimisega oleks saanud välja arendada palju võimsamaid kütuseid ehk diisel ja bensiin. Või lennukite jaoks kerosiin, aga neil pole veel reaktiivmootoreid. Nüüdsest hakati palkama keemikuid rafineerimistehastesse, et saada paremaid tooteid ja rafineerida välja uusi. Üks teadlaste lemmikumaks oli plastmass, mis oli kerge teha, üsna tugev ja eriliste kemikaalidele vastupidav. Oleneb milline plast, sellele ta on vastupidav. Kuid klaas oli tavalisematele. Naftatöösturitele meeldis keemia ka sellepärast, et nad said riigi teadlastele toota ohtralt kasulikke happeid ja siis orgaanilise keemia ühendeid või petrokemikaale. Neid on ju lõpmatuseni põhimõtteliselt
ma ei tea, ma peast ütlen siin, ma ei tea, toluiin, feenol, kõik igasugused bensiinitsüklitega, mis iganes, hästi palju on neid. Kuid see oli veel alles algus. Keemia muutis nende arusaama maailmast täpsemaks ja alustas uue ajastu. Ja siin me lõpetamegi elektriajastu.